Kõik need raisatud tunnid arvuti ees, vaadates telesarju, mängides mänge või surfates ebateadlikult Facebookis või uurides iga 10 minuti järel, kas keegi on postkasti kirja saatnud. Me ei saa kunagi seda aega tagasi. Aga miks? Mis on selle kõige mõte? Miks sedasi oma elu raisata, kui me saame teha mida iganes või olla kes iganes? Elada ilma eesmärkideta ja lasta elul ennast lihtsalt kaasa tirida. Kas see on tõesti seda väärt? Olla eraldatud ühiskonnast, loomata seejuures väärtust, andmata panust. Olla eraldatud oma unistustest ja kasvuvõimalustest, püsides iga päev täpselt samasuguse inimesena. Kas see on tõesti sinu tõeline soov? Või on see lihtsalt sinu tilluke karp, mida sa nii kallilt oma embuses hoiad? Nagu vanglakong, millest sa lahkuda ei taha. See on nii turvaline, nii lihtne, kas pole? Kell tiksub, tikk-takk, tikk-takk. Aeg möödub ja rutiinsed päevad lihtsalt vahetuvad üksteise järel. Tunned, et kogu aeg toimub üks täpselt samasugune nõiaring. Tunned tühjust nii magama minnes kui ka hommikul silmi lahti tehes. Koged alati neid samu mustreid ja harjumusi ilma, et midagi muutuks. Kõik on lihtsalt nii ettearvatav ja läbinähtav. Mõnikord säravad seinte pragude vahelt välja valguskiired, kuid see on kõigest ajutine efekt. Või sa lihtsalt ei vaatagi nende poole. Võib-olla lõbustad ennast ja vahelduseks ka piilud, kuid siis pöörad jälle ümber ning suunad pilgu eemale, justkui seda valgust ei eksisteerikski. Nagu siin oleks mitte mingisugust eesmärki, mitte mingisugust vastutust. Oled totaalselt maailmast eraldatud ja naudid raiskamist oma väikse mulli sees. Sinu mõistus ütleb sulle, et see on täiesti okei ja ratsionaalne. See võib kasutada isegi erinevaid tarku lauseid raamatutest või gurude suust ning mängida nendega nii, nagu see tahab. Kui sa näed võimalusi ja väljakutseid, et enesearengus järgmisele tasemele jõuda, ütleb sinu mõistus. Aga miks? Miks me peaksime kuhugi püüdlema? Ära osuta vastupanu. Vastupanu on halb, kas mäletad? Sa ei pea midagi tegema. Sa võid lihtsalt terve päev istuda ja keegi ei mõista sind hukka. Mine nende kerkivate tunnete ja harjumustega lihtsalt kaasa ning ära tee ainsatki pingutust. Aksepteeri seda, mis on. Mõnikord tunned, et mõistusel on mõned tugevad pointid, kuid sa oled teadlik temast subjektiivsest ja ajutisest olemusest. Sa oled teadlik, et näiteks paar päeva tagasi tundsid sa ennast hoopis teisiti. Et tühjus, mida sa praegusel momendil tunned, on sinu enda loodud, sest seda, mida annad, saad sa ka vastu. Kui lõpetad elamise, siis on ilmselge, et need rasked tunded saavad sind ükskord kätte. Alguses võid sa tunda ennast hästi või arvata, et oluliste asjade edasilükkamine on kõigest ajutine ja õigustatud, kuid järk-järgult võtab see tühjus sind üle. Tasapisi sa kaotad ennast, sest see on aeglane, kuid siiski tappev mürk. Sa sured aeglaselt ja ainult sellepärast, et sa lased sil juhtuda. See kõik on sinu enda looming ja sa tead seda. Need tunded räägivad sulle praegusest subjektiivsest reaalsusest, mitte reaalsusest, mis tegelikult eksisteerib. Ära samastu nende tunnetega ega arva, et need kestavad igavesti. Need ei kesta igavesti. Need kestavad hoopis nii kaua, kuni sa julged astuda sammu järgmisele teele. Isegi selle peale mõeldes või selles kirjutades tunned sa ennast sammu võrra lähemal vabadusele. Sa tead, et suudad vabaneda igal hetkel. Sa pead tegema vaid otsuse siin ja praegu. Kas sa tahad magada või tahad sa elada? Kas tahad tarbida või tahad hoopis luua?
Kas tahad viibida turvalises kongis või tahad sa olla pigem vaba ja piiritu? Ma usun, et sa tead vastuseid oma südames. Sa tahad olla vaba. Sa võid alguses küll selle suhtes mingisugust vastupanu tunda, kuid kui sa kasvõi korraks nendest tühjadest tunnetest lahti laseksid, saaksid sa aru, et see on tõsi. Sinu hing kisab vabaduse järele. Sa tahad ennast vabastada ja väljend ennast vägeva ja kauni olevusena, nagu sa tõeliselt oled. Lase lahti. Sinus on kiusatusi oma tillukesse karpi jääda, kuid sa oled sellest tugevam. Tundub piinarikkas ja valus lasta lahti sellest mugavast ja turvalisest vangikongist, kuid sa oled midagi enamat kui need tunded. Sa oled teadlikkus nende tunnete taga. Need tunded ei saa sind kontrollida, ainult sina ise saad lasta neil ennast kontrollida. Need pähe kerkivad mõtted, mis meenutuvad sulle neid imelisi vanglavaateid, on kõigest mõtted. Need on mustrid sinu ajus. Kui need mõtted räägiksid tõepoolest tõtt, ei oleks sa praegu isegi siin. Sa tulid siia, sest sa olid kannatamas seda lämmumist, mida need mõtted ja pinnapealsed ihad sinust tekitasid. Sa ei tundnud ennast õnnelikuna. Kõik, mida sa iial tundsid, olid vaid ajutised leevendused, mis pimestasid ning aitasid sind reaalsusest põgeneda. Aga oi, kuidas need mõtted üritavad sind veenda, et teha sinust taaskord oma lemmikloom. Ja on väga kerge nende kätest kinni haarata ning taas sellele lõputule illusioonide seiklusel asuda. Aga seekord sa ei tee seda. Nüüd hakkad sa pilti kokku panema ja mõistma. Sa näed läbi nende valedest ja vabanemine on kõigest ühe valiku küsimus. Selle ühe julge sammu kaugusel. Selle ühe hüppe, mis tõmbab sind vanglast välja ning viib su imede maale, sügavasse jäneseurgu. Ja sa hakkad nendest ahelatest lõppude lõpuks lahti laskma. Viimasel meeleheitlikul momendil karjub ego sulle näkku. Kes sa oled ilma minuta? Ja sa poetad mõned pisarad ja vastad. Ma ei tea. Sa oled nüüd ahelatest vaba, aga sa ei tea enam, mida teha. Sa ei tea isegi seda, kes sa oled. Ja see ongi sinu vabaduse algus. Sinu esimene taipamine tõelise ja lõputu hingena. Kõik, mida vajad, tuleb sinu poole nüüd ise.